Tere kõigile siis ka minu poolt. Mina olen Henri, ma olen Housingu müügi- ja äriarenduse juht. Olen Housinguga seotud olnud umbes täpselt 2 aastat, 7 kuud ja 24 päeva, aga kes seda ikka loeb, on ju. Enne Housingut töötasin väga pikalt suurtes korporatsioonides, olin Red Bullis, olin Philip Morrises, väga erinevad positsioonid, tegin tööd erinevate turgude jaoks, aga kogu aeg tagataustal. Mul oli üks valdkond, mis mind väga paelus, väga huvitas ja see oli kinnisvara. Ja sellepärast ma võtsin kohe võimalusest kinni, kui mul oli avanes võimalus tulla Housingusse. Ja ütlen ausalt, et Housing algul minu jaoks oli ikkagi tööriist. Nagu iga teine tarkvara, mille eesmärk on siis teha inimeste ettevõtete tööd kiiremaks, mugavamaks, lihtsamaks, ülevaatlikumaks. Aga tänaseks, kus ma olen ise üks Housingu omanikest ja Housing on mulle hästi-hästi südamelähedane, ma näen seda hoopis teistmoodi. Housing on abimees ja abimehe eesmärgiks on klientiv inimest kuulata, temaga kaasa mõelda, tema muredele lahendusi pakkuda ja tegelikult temaga koos siis kasvada ja areneda. Ja sellepärast juba tegelikult 3. aastat. Mul on suurim hea meel, et ma saan teile tutvustada Housingut. Ma näen siin on ka väga palju, kes meid juba kasutavad. Ja siis ma valisin teemaks indekseerimise, kulude jagamise ja arved. Ma näitan seda, kuidas need liiguvad siis ka kohe puksi. Et kuna Janek ja Martin ise räägivad rohkem halduse koha pealt, et siis ma seekord mõtlesin, ma lähen rohkem siia. Nii, aga mis on siis Housing? Palusin AI-l teha pildi, ei ole päris see, mis ma nagu mõtlesin ja ma ei tea, miks omanik peab olema kiirakas, palun vabandust kõigile, kel juuksed on, aga mõtlen siis selles, et tegelikult Housing on pilvepõhine kinnisvarahaldustarkvara ja meie eesmärk on see, et me toome ühe ettevõtte erinevad inimesed, osakonnad ühte kohta kokku. Et neil oleks ligipääs samadele failidele, neil oleks ligipääs samale informatsioonile, et see informatsioon oleks alati ajakohane ja seeläbi tõsta tegelikult ettevõtte sees sünergiat. Ja teine, mida tähendab siis pilvepõhine, on see, et te saate selle ligi igal ajal, igas kohas ja igas seadmes. Nagu Gmail, pank, mis iganes. Et selles mõttes on ta väga-väga hea. Housing numbrites. Et igapäevaselt kasutab meid 144 ettevõtet. Siin on protsendid ka kasvust võrreldes siis eelmise aastaga, kui ma täpselt samal ajal siin esitlesin seda. Hallatavaid objekte kokku on üle 2400. Kõige võibolla suurem muutus on see, kui palju tehakse läbi meie igakuiselt arveid. Et eelmine aasta see oli kuskil 3,5–3,6 miljonit, praegu on see kuskil 8 ja järjest kasvab. Siis pileteid, erinevaid töökäske on loodud ja hallatud üle 124 000 ja see ka igakuiselt kasvab siin 5, 6, 7 000 pileti kaupa. Ja akte on siis koostatud kuskil 19 000. Et see ei ole kindlasti kuhu me seisma jääme, see on alles algus. Lihtsalt mõtlesin, et näitan võrreldes eelmise aastaga, et tegelikult me kogu aeg liigume edasi. Kes on siis meie kliendid? Muidugi siia ilmselgelt tõin kõik siuksed suuremad, nimekamad logod, et teil oleks siuke äratundmisrõõm, aga tegelikult ei pea üldse muretsema. Meil on kliente, kellel on 10 üürnikku, 20 üürnikku, 30 üürnikku, väiksed korteriühistud, 1-2 mehelised haldusettevõtted, et me tegelikult oleme taskukohane kõigile. Et me ei ole ainult suurtele mõeldud, kuna meil on mahupõhiselt, olgu siis need lepingud või kasutajad, et siis saate väga-väga hästi selle endale tegelikult ettevõttesse kasutusele võtta. Ja mis nad siis rääkinud on, et see on alati slaid, mis mulle meeldib, endale pai on alati tore teha. See muidugi natukene palju on siin lauseid ka, aga näiteks Roheline park, kes Tartus siis arendab sellist suurt äriparki, nemad on öelnud, et siis tänu meile nende kommunaalkulude jagamine on palju lihtsam ja see säästab tema jaoks tegelikult väga palju aega. Siis Tulevara, kes on täna nägin siin ka, et meil oli kõige rohkem funktsioone, mida nad soovisid, ilma selleta, et peaks hakkama hullult lisa mingid arendusi tegema. Palm Group, nendel oli siis vaja, et kõik üürnikega seonduv, ehk siis üürilepingud, kulud, arveldus, töökäsud, et need oleks kõik ühes süsteemis ja Housing oli siis see, mis neile just seda nagu pakkus. Ja tema alati on öelnud ka, et seda on lihtne kasutada, lihtne õppida ja kõik andmed on neile alati ajakohased.
Karvsund Grupp on öelnud, et on lihtne ja funktsionaalne, arved saab koheselt raamatupidamisse ja Housing siis kuvab ka kohe arvete laekumisi tagasi ja et kõik dokumendid ja toimingud on ühes kohas. Rehepapi on öelnud, et kui kõik on seadistatud, siis on asi ülilihtne. Kõik arved genereeruvad, saadetakse klientidele sekunditega ja tema on alati öelnud, et tema soovitab ise seda kõikidele oma sõpradele ja tutvusringkonnas. Ja viimane on siis Torpat, kes on öelnud, et väga lihtne, automatiseeritud just nii, nagu nemad vajasid ja et tegelikult Housinguga on ühe sama keskkonnaga on võimalik ühendada ära mitu erinevat raamatupidamistarkvara. Kõik saavad üheskoos toimida. Nii, aga siis mu teine pool, mis mul alati meeldib teha, on minna live-keskkonda, et siis võib-olla olemasolevad kliendid näevad mingit funktsionaalsust, mida ma ei ole jõudnud neile veel tutvustada, või siis, kes on täitsa võõrad, näevad ära, et tegelikult süsteem toimib, ei ole ainult slaidid. Nii. On siin ilusti näha ka. Ma alustan siis, enne kui ma jõuan arvetesse ja ma tegelikult näitan siis, kuidas see info jõuab ka standardbuksi ja mida me siis omavahel jagame. Mul pidi täna tulema ka üks klient siia, kes ütles teisipäeval, et ta tunneb ennast kehvasti, ta on veidi tõbine ja siis eile õhtul ütles, et ta ei tulegi. Õnneks Excellent aitab meid välja, nii et üks tore neiu tuleb ja näitab siis standardbuksi poolt, kuidas tegelikult andmed päriselt süsteemi jõudsid. Aga kõik hakkab pihta siis objektidest, et kas te ise omate erinevaid hooneid erinevate äriühingute all või te haldate erinevate klientide hooneid, kõik need võivad tegelikult olla teil ühes samas Housingus, et teil tekiks hea ülevaade, mis toimub. Kui me läheme siia hoonesse sisse, siis me toome sellise üldkokkuvõtte erinevatest kohtadest infot kokku, vakantsi, näitame arvete staatust, üüritulu koos prognoosiga, siin muidugi hästi kukub see, aga ei ole hullu. Siis tööde pool, et mis on jooksvad tööd, mis on üle tähtaja, kuhu tegelikult tuleks pöörata tähelepanu ja näitame siin ära ka sellist lepingute ülevaadet, et mis muutused hakkavad järgmine 3 kuu jooksul toimuma. Tegelikult läbi süsteemi on nii tööde kui lepingute kui ka muid arvete, neid on igal pool. Me oleme üritanud neid igale poole näidata, kus iganes sa käid, et sa saaksid selle info nagu kätte. Kui ma lähen siin täpsemaks, näitan ära ka selle, et tegelikult saate oma hoone väga üksi pulgipindadeks lahti võtta. Kõik üüritavad pinnad, üldkasutatavad pinnad, kus asuvad, palju on ruutmeetreid, tulevad siia kohe juurde, kes on üürnikud, nende keskmised ruutmeetritasud ja kogu ajalugu jääb siis selle ruumi juurde. Kõik, kes on olnud, kes tulevad, kõik on seal kohe olemas. On meil samuti arvestite puu. Kuna me oleme eelkõige keskendunud äri kinnisvarale, kus võib olla väga-väga palju erisusi, siis me oleme seda võtnud arvesse ka arvestite jaos. Ehk siis te saate arvesteid omavahel siduda, te saate arvesteid panna ühele ruumile kehtima, saate neid jagada üürnike vahel, saate panna konfitsente, erinevad hinnakirjasid, ise luua arvesteid. Ehk siis tegelikult võimalusi, erisusi, mida me ei suuda katta, ei tohiks olla. Vähemalt hetkel ei ole olnud. Ja siis on muidugi, mis ikka hoone juurde kuuluvad, on seadmed, neid ma täna ei hakka näitama, ja siis on tegelikult dokumendid, et saate ise oma dokumendi puu luua, et kõik töötajad teavad, kui neil on vaja midagi otsida või leida, siis Housingus on see olemas. Et üleüldiselt tarkvarda mõte ongi see, et hästi palju koondada kokku, et inimesed teavad sealt otsides. Muidu sa paned need failid kuhugi folderitesse laiali, üks on ühe arvutis, kellegi teise arvutis peas, info on WhatsAppis, et see on liiga laiali, et sul kulub lihtsalt aega selle otsimisele ja sa ei saa seda suurt pilti kohe nagu näha. Järgmine, kontaktihaldus. Kõik oma üürnikud. Saate siia kõik nende erinevate kokkulepete, mis on nende kontaktandmed. Kuna me oleme äriregistriga seotud, enamus andmeid anname teie eest juba ära, ise peate siis panema need peamised kontaktandmed ja siin saab siis kohe panna ka erinevad arveseaded, et kas ta soovib, kes see soovib arvet saada, mingid viitenumbrid, mingid arveid kokku, et kõik need on võimalused olemas. Ja siin näete, et tegelikult teised kontaktid ka, kes pakuvad talle teenuseid. Näiteks Janek võiks vabalt seal olla üks teie kontaktidest, kellele te siis tulevikus võib-olla suunate töid. Ja näitan ära, mis tegelikult on hästi hea funktsionaalsus, on massteavitused. Et kuna süsteemis, kui te teete arveid, siis te hoiate lepinguid kogu aeg up to date, mis tähendab, et süsteem kohe teab, kes on päriselt need aktiivsed üürnikud ja saate saata siit kogu oma portfellile, aga saate saata ka hoonekaupa ja ta annab teile kõik teie praegused aktiivsed üürnikud ja panete pealkirja, sisu, failid ja saadate kõigile massina välja.
et seda tegelikult kasutatakse nüüd aina rohkem. Võtan järgmiseks, lähen lepingutesse ja mis me teeme on see, et me kõigepealt alati näitame sükest portfelli ülevaadet, selle täituvust, vakantsi, keskmist ruutmeetritasu ja kui me lähme nüüd ühte hoonesse sisse, tekivad kõik aktiivsed lepingud ja housingu jaoks leping on A ja O. See on see, kus me omavahel ühendame ära üürniku, me ühendame ära pinna, me määrame ära, kaua ta saab, mis kulu ta saab, mille eest ta saab, missugused on arveseadistused, kõik asjad tegelikult käivad läbi selle. Lähen siia sisse ka, sest siin on nüüd esimesed kokkupuuted tegelikult ka raamatupidamistarkvara või standardbuksiga. Ehk lepingu number, klient ja võt see kliendikood on see, mis tuleb liidestuse puhul standardbuksist kohe ise automaatselt, seda kuidagi ise uuendama ei pea, mis iganes standardbuksist ette, see ilmub kohe siia ka. Siit peate lihtsalt ühe korra, valime selle samma kliendi ja siis kaks süsteemi saavad omavahel alati aru, et tegemist on just selle kliendi ja temaga seotud arvetega. Siis on siin muidugi kõik erinevad kuupäevad, millal leping algab, lõpeb, arveseaded, et kas see arve tuleb kord kuus, kord kvartalis, kord poolaastas, eelmise, järgmise perioodi eest, makse tähtajad, päev kuus, päevi arvest. Igale kliendile saate ise nii panna, nagu teie olete kliendiga kokku leppinud. Kõige lihtsam oleks muidugi, kui kõikide klientidega oleks samad tingimused, aga ka kliendid kauplevad, seega võib tekkida seal erisusi. Tagatise informatsioon, kindlustuse informatsioon, lepingu lõpetamise tingimused ja siis me seome nüüd ära ta pinnaga. Ja igas lepingus võib olla mitu pinda, kõik saab koos eksisteerida ja näitan siin lihtsalt ära, et siin on nüüd koht, kuhu tuleb tavaliselt raamatupidamises lisatakse juurde üüriartikkel. Ehk siis, et raamatupidajad saaksid ikkagi standardbuksis või mõnes muus raamatupidamistarkvaras oma raportid ja statistikat edasi teha, tuleb lihtsalt siin seesama üks artikkel ära siduda. Siis on meil siin fikseeritud tasud, et kui teil on mingi parkimised, reklaamtasud, mida te tahate üüriarvele kaasa lisada, samamoodi saate siit seadistada, samamoodi käibemaksu artiklikoodid ühekordsed külge, rohkem seda ise muutma ei pea. Indekseerimised, et me oleme üritanud seda teha võimalikult paindlikuks, mis tähendab, et indekseerimise võimalusi on mitmeid, saab teha summa alusel, saab teha fikseeritud protsendi alusel, saab teha DHI-d ja DHI-s saab panna minni ja maksi, mis kuupäevast see siis peale läheb. Ja nüüd on meie ise, kui te väga ranget alati indekseerite, oleme soovitanud pange automaatne peale. Ta annab teile märku ka, et see indekseerimine tuleb, aga ta läheb õigel kuupäeval ise peale ja ta tekitab juba uueks aastaks uue reegli. Manuaalsega, kui te ei ole kindel, kas te tahate edasi liikuda, turg on ka, majandus on selline, et võib-olla peab vaatama tollel hetkel, siis võite vabalt panna manuaalse, süsteem annab teile märku ja siis tulete ise kinnitate, kas liigute edasi või mitte. Siis on päris üürileping või mingid muud lisadokumendid, saate siia ka kohe külge panna, teate alati, et siit lepingust leiate kogu informatsiooni ja meeldetuletused, et väga suur vahe Exceliga. Excel, ma armastan ise Excelit, väga võimekas tööriist, aga meeldetuletustega ei ole mina suutnud, et Excel suudaks mulle meeldetuletusi saata. Et see on hea, et siit saab panna nii endale kui üürnikule. Eelkõige pannakse endale, üürnikule pannakse vähem, aga nii indekseerimise kui lepingu lõpu kohta ise saad valida, kellele saadad, mitu päeva varem sa saadad. Ja siis tegelikult hästi hea on, kui inimesed on automaatselt ise kursis erinevad osapooled, mis hakkab toimuma. Pärast on küsimusi vähem. Miks üüriarve järsku nii kõrge on ja nii edasi. Näitan lepingutes veel ära ühe funktsionaalsuse, mis on kalender. Ehk siis igast majast saab sinna minna, aga saab ka portfelli vaatest minna. Ta näitab ära selle majaga seonduvad kõik lepingute muudatused kuni aja lõpuni. Ma võtan siit hoone maha, siis ta tegelikult näitab mulle nüüd kogu portfelli. Kõik lepingud, mis on algamas, lõppemas, millel tuleb millalgi indekseerimine, kõik on siit näha, siit saab otse lepingusse minna ja teha siis oma toimingud. Enne kui veel arvetesse lähen, näitan kommunaalide jagamisega ära, siis saame mugavamalt arved pärast koos buksi saata. Kommunaalide jagamises on niimoodi, et tavaliselt me alustame sellest, et me paneme paika reeglid. Ehk siis, milliseid kulusid te tegelikult jagada tahate, millise reegli alusel, ruutmeetrite alusel, näidu alusel, protsentide, koguste, võrdselt kõigile, võimalusi on hästi mitmeid, mis ühikuid te soovite, kas see on püsikulu, kas te hakkate iga kuu sisestama arvesummat
ja siis ta jagab ise selle ära, või te hakkate sisestama ühiku hinda ja ta hakkab siis korrutama vastavate üürnike mingite parameetritega, olgu need tarbimised või ruutmeetrid või mis iganes. Kas võib tekkida omaniku kulu või mitte, ja seal on veel hästi mitmeid erinevaid kohti ja see on ka koht, kus me tegelikult lisame igale kululiigile juurde artikli. Need samad, mis ma näitasin, kus oli üür, seal on samamoodi, saad panna prügi, tehno, remondi ja kõik need siis kanduvad otse standardbuksi edasi. Võib muidugi ka juhtuda see, et igas kululiigis ei osale kõik. Ja selleks on meil niisugune osaluste ülevaade, kus sa saad tegelikult ise määrata, millised pinnad osalevad, mis suuruses nad osalevad, kas nad osalevad, aga kulu võtate hoopis endale, sest see on näiteks mingi kokkuleppe nendega, mingi soodustus, et siit saate kohe kogu ülevaate selleks. Ja kui iseenesest kõik on ilusti reeglid paigas, tuleb sisestada siis need arvesummad, ühiku hinnad ja genereerub selline tabel, võtab aega kuskil 15-20 sekundit, näete ise ära, kuidas süsteem toimetab. Ja iga siis üürniku kohta, iga tema kululiigi kohta, palju ta siis maksma peab selles kuus või saate vaadata ka alati koguseid. Tekib siia alati ka omaniku kulurida, nagu on näha. Ja kui ma siit vajutan genereeri arved, tuleb panna lihtsalt arvekuupäev, maksetähtaeg, raamatupidamiskande kuupäev. Tavaliselt pannakse siis eelmise kuu lõppkuupäev, maksetähtaeg on niisugune kuu keskel. Ja kui siit vajutada genereeri, siis need arved jõuavad siia arvete keskkonda. Mul on siin nüüd mõlemad arved valmis tehtud, nii üüriarved kui kommunaalarved. Ja ma nüüd kutsukski siis kalli partneri või kolleegi või Excelinde esindaja, Terje. Et siis me näitame kohe ära, kuidas see jõuab ka. Ma kõigepealt näitan teile ära, et see on nüüd see standardbuksis, kes arvan, et enamus äkki on kursis. Register on tühi, ehk siis siin hetkel ei ole ühtegi arvet, lihtsalt tõendamaks, et see ei ole varasemalt valmis kõik tehtud. Nii, ja mul on siin arved valmis tehtud, ma valin üüriarved. Ja mida saab siis teha, et te saate need arved saata otse üürnikule, saada arved, saadan kohe ära, ja saate siit veel tegevuste alt saata raamatupidamisse. Ja mis süsteemile tekib, on see, et siia tekivad staatuse märgid. Ümbrik on siis alati üürnikule ja pirukas on raamatupidamise, näitab ära ka, millal ta siis välja läks. Ja nüüd siis ma annan sõna Terele, kes saab näidata, kas need siis päriselt jõudsid ka. Tere! On mind kuulda? Jah. Aitäh, Henri! Näitan siis standardbuksi poole pealt, mis juhtus. Nii. Ja kui Henri näitas, siis enne oli see register tühi, siis nüüd on siin kõik müügiarved olemas. Ja teen siin ühe arve lahti. Nagu siis Henri rääkis ka, siis need artiklid standardbuksi poole pealt või mis iganes raamatupidamis tarkvara sul on, et need artikleid siis raamatupidaja teeb programmi nii, nagu ta tahab, et ta saab vaadata aruandlust. Et kui sul on raamatupidajal vaja vaadata programmis aruandlust, siis on mõistlik need artiklid jagada. Ja kui ma teeks juurde uusi artikleid, siis need jõuavad housingusse koheselt. Ja kui ma lisan uusi kontakte, uued kliendid tulevad, kui ma teen seda buksi poole pealt, siis nad jõuavad ka koheselt. Ja nagu nägite, siis arved jõudsid raamatupidamisprogrammi ka põhimõtteliselt momentaalselt. Ja kui ma nad ära kinnitan, siis mingil hetkel tulevad programmi laekumised, ideaalis nad tulevad ikkagi meil tänapäeval liidesega ja kui on laekunud müügiarved, siis see info päris koheselt ei jõua, et selle jaoks on programmil intervall, kuidas need andmed liiguvad. Ja, meie ise, see on tegelikult väga hea, et seda mainisid. Ma näitan ka väga paljud on isegi nagu hinnanud seda, et me käime küsimas siis laekumist tagasi. Et halduritel üldiselt, see ongi selline pidev küsimine, et mis seis on raamatupidajal tegelikult oma tööülesanded, siis on nagu halb, et tegelikult on hea, kui ta automaatselt tuleb, sest tänapäeva paljud raamatupidajad on ka teinud liidesed pankadega, et need tuleks juba neile süsteemi automaatselt. Et siis me hakkame seda näitama, buksist me käime küsimas iga tund. Et me ei taha süsteemi liiga üle koormata, seega iga tund me käime küsimas, kas nüüd on laekunud või ei ole. Saab housingust saata ka võlateavitusi, panna automaatseks iga teatud intervalli tagant saadab neile, kes on üle tähtaja.
ma arvan, et ka enamus raamatupidamist tarkvaradest saab ka seda teha, aga ma tean, et meil ka kliendid seda kasutavad. Ma näitan korra äkki kommuarved ka nüüd siis ära. Et saadame need ka siis ilusti ära. Saadame kõigepealt üürnikele, et nad oleks ka kursis ja siis saadame raamatupidamisse. Nii. Ja kus sa võid siin. Ja näete, nüüd on neid arveid märksa rohkem, et nagu see liidestus on ikkagi tõeliselt momentaalne, et väga kiiresti jõuavad arved kohale. Nii. Ja siin on näha, et mul on programmis need artiklid erinevad ja ilusasti jõuab info siis raamatupidamisprogrammi artiklid, kogused, korrektsed, ühikuhinnad, summad. Et tundub, et raamatupidajana minu elu väga lihtne. Seda arved lihtsalt tulid ja laekumised tulevad ka pangast. Ma selle mainin ära, et tegelikult see on teie enda otsustada, kas te teete palju artikleid. Osad teevad ainult kommunaalid ja lihtsalt kõik kommunaalid on ühe artikli all. Siin ei pea üldse minema väga keeruliseks. Need, kuidas need nimetused arvel on jälle teie enda otsustada. Et selles mõttes nagu enamus on ikkagi, me üritame niimoodi, et nii nagu nad tulevad oma protsessidega, üritame ennast panna sinna sobituma, et nad saavad jätkata. Aga mõned tulevadki nii ütlevad, aga ma tahangi muuta. Ma tahangi teha asja läbipaistvamaks, ma tahangi võtta erisusi ära, ma tahan kõigile sama puuga teha reeglid, et siis me teeme niimoodi. Aga suur aitäh sulle, ma lasen siis korra Terje minema ja panen siit süsteemid. Ma arvan, et mulle tundub, et siin üks aeg jookseb juba miinusest, seega minu aeg on läbi. Aga kui on küsimusi, siis hea meelega vastan. Vastad neile, ei jätame sulle neid esitamata. Aitäh väga põneva ettekande eest. Nägin, et siin kuulajate seas olid paljud täitsa pink sealt ekraanile jälgimas ja väga hea, et tõid ka siia Terje, kes on siis minu väga hea kolleeg. Ja selline küsimus sulle, kas teil on veel mõne tarkvaraga peale meie standardbuksi, et on sul veel mõned tarkvarad, kellega on võimalik housingut siis liidestada? Ma ei taha, et sa neid nimetaksid, vaid ma tahaksin, et sa ütleksid mulle numbriliselt, et palju neid seal on. Ja, meil on erinevaid liidestusi nii raamatupidamistarkvaradega kui kaugloetavate arvestitega. Kui teil on targad arvestid, saame need ära siduda, et näidud jõuaks automaatselt. Pea keegi kogu aeg korjamas kuskilt käima. See on kusjuures naljakas lugu, et väga paljud on tulnud, et ma panin targad arvestid, aga siis ikkagi tuleb see kõik Excelist ja siis ma hakkan need numbrid kuhugi ümber toksima. Tegelikult võiks ta siis juba tulla see teine ots ka, et ta tuleb juba süsteemi, mis ise võtab, ta paneb õigetesse kuludesse, tegelikult jagab ära. Siis on meil on veel erinevaid liidestusi. On liidestusi ja liidestused sujuvad teil pigem nagu hästi ja valutult ja koostööpartnerid on ka teised nii-öelda tarkvara arendajad on siis pigem nii-öelda koostöövalmis ja et nii-öelda tõrkeid teil väga ei ole? Ei, ma ei ütleks. No mingid sellised pisikesed vahel ikka, kui keegi midagi drastiliselt oma süsteemis muudab, siis automaatselt kumb pool peab ise ka midagi muutma. Eks see ongi infovahetus, et sa pead lihtsalt hästi läbi saama ja kogu aeg jagama, et mis toimub. Aga üldiselt ma ütleks, et tegelikult toimivad hästi, jah. Aga mul ettevõttel on näiteks mitu objekti kasutusel, et enamus on buksis ja mõni on näiteks mõnes teises tarkvaras, siis see teie jaoks ei ole samuti probleem? Ei ole. See Mati Torpat Investist ütles ka, et temal on ka tegelikult, et ongi mingid hooned on ühes raamatupidamis, mingid on teises. Tegelikult saab kõik ühes süsteemis koos eksisteerida, sest nad on seotud me seome ta ära äriühinguga, seega meie jaoks ei ole seal nagu vahet, et võib olla nii buksis, kui võib olla siis ka teistes, võib olla 5 ettevõtted, kõik eri raamatupidamistarkvarades. Ja kas üüripindadel on teil võimalik on kasutada ainult näiteks ruutmeetri arvestust või on ka seal mõned muud? Igast võimalusi on. Kõik võimalikud on? Kõike saab kasutada. Ma ütlesin ka, et ärikinnisvaras tegelikult hästi palju erisusi, väga palju vanemaid hooneid, kus tehakse igast erinevad pidi jagamisi ja kõiki muid, et siis me olemegi üritanud teha süsteemi väga paindlikuks. Kui ma võtan housingu kasutusele näiteks ja satun nende arvetega hoogu, kas siis mul on võimalik ka seal krediteerida, et ka need jõuavad? Ja. Kõiki arveid saad ise, kui sa paned arvele krediteerist, ta annab sulle kõik need read ise saad valida, kas sa krediteerid kogu arvet või poolikus ulatuses ja saad kõik kohe buksi ka saata.
Väga hea. Ja kas sa oskad ka öelda, et kui kaua võtab ajaliselt üleminek housingule, et kui ma tulengi täna tänavalt, otsin oma ettevõttele nii-öelda tarkvara ja tulen sinu jutule, et kui kaua see siis see nii-öelda protsess võtab aega, et me suleme käed? Sõltub sellest, mida kasutada tahetakse, kas rohkem seda finantsilist poolt, kas halduse poolt, piletid, hoolduspäevikud või kõike, oleneb ka mahust. Ütleme, just alles seadistasime kogu finantspoole lepingud, arved ühe päevaga 70 üürnikku. Tegelikult seal ei ole keerulist, inimesed peavad lihtsalt endal andmed olemas olema, et see vahel takerdub see selle taha, et inimesel pole andmeid tegelikult, et ta teab küll, peas on kõik olemas, aga ta peab neid pusletükke kokku panema, et kui need tegelikult on olemas, saab üsna nagu kiiret üles seada. Aga on ka olnud protsesse, kus läheb pikemalt, lähebki 2-3 kuud, sest lihtsalt maht on nii suur ja erinevad asju, nüansse, mida läbi mõelda, eks nad hakkavad meiega koos ka oma protsesse paremaks tegema ja siis seal on palju kohtumisi, arutamisi, et võib täitsa olla ka nii pikalt. Kas teil on ka piiratud ligipääs, et kui ma võtan housingu kasutusele, et mitu nii-öelda minu ettevõtte poolt kasutajad saavad seda siis platvormi kasutada? Ei. Oleneb, mingil määral on. Kui võtta ainult tööde pool, siis tegelikult me hinnastame kasutajad. Kui võtta kogu see finantsi pool, siis tegelikult seal enam ei ole. Ja igale kasutajale saad ise ära määrata, mis objekte ta näeb ja millist mooduleid ta näeb. Tegelikult võib olla, et ta näebki ainult, ma ei tea, lepingute moodulit ja ainult 2 erinevat maja, mis siis, et sul on süsteemis 100 erinevat maja sees. Kui tihti teil uuendused toimuvad, et ma tean, et meie ettevõttes on 2 korda aastas teeme uuendusi, aga kuidas on teil nende uuendustega? Me oleme veits kiiremad, me teeme, tahaks öelda, põhimõtteliselt igal nädal tuleb mingi uuendus, aga seal on niimoodi, et seal on ka, kuna süsteem on nii suureks läinud, seal on ka arendusi, mida kasutaja ise ei näe. Mida vahel ka mina ei näe. Mina loen mingit teksti ja siis öeldakse, ja see on seal taga taustal selleks, et kiirendada või teha paremaks nagu seda. Aga meil on endal majasisene arendustiim ja me tegelikult kogu, see list on pikk. Seal on tegelikult üks naljaks lugu ka, et kui ma housinguga liitusin, see oli äkki mingi 3-4 kuud möödas, siis ma küsisin meie toote inimeselt, et kuule, et kui käib mingi hull arendus, et millal toode valmis saab. Ja siis ta ütles, et selles mõttes, et kuna turg kogu aeg muutub, kliendid kasvavad kogu aeg suuremaks, siis toode ei saagi kunagi valmis. See ei ole võimalik, meil tuleb nii palju uusi huvitavaid asju juurde, et Ja oma uued huvitavad asjad te saate klientidelt või te ise kuskilt vaatate maailma turgudel, kuidas toimub? Mõlemad. Me oleme tegelikult hästi kliendikesksed, me tegelikult ise küsime hästi palju tagasisidet, me kuulame nende tagasisidet, kohe alati ei jõua mingite arendusteni, eks me käime, valideerime teistega ka üle, et saada aru, mis on see kõige parem, et kõik saaksid sellest kasu. Ja ise ka muidugi, ma ütlen, sul maailmalt tegelikult tuleb ka järjest sisse, AI on päris suur teema, et eks me ise ka kogu aeg mõtleme, kuidas asju paremaks ja kiiremaks saada. Kui sa juba selle maailma juurde tulid, siis ka housing on, millistes keeltes on housing kasutatav? Ainult Eesti? Ei, Eesti, Vene, Soome, Rootsi, Läti, Inglise. Ja kliendid on teil Eesti-siseselt põhimõtteliselt? Ütleme Baltikumist. Eestist on muidugi kõige rohkem hea oma koduturg, aga Baltikumist, Soomest, Inglismaalt, varsti Iirimaalt võib-olla. Et eks me üritame ikkagi minna ja pakkuda oma abimeest igal pool. Väga hea. Selline küsimus veel sulle juurde, et kuidas teil see kliendi tugi on tagatud, et kui mina olen õhtul, tahan seal, tekib mingisugune probleem, siis kas ma saan teiega õhtuti kätte või on see pigem tööajal või on teil infotelefon või? Jah, selles mõttes, et kas ma ütlen selle välja või mitte, muidu on 24/7, kui mulle helistada. Aga ei, meil on täitsa oma klienditeeninduse nagu liin, kui saab nii öelda, 9-st 5-ni, 5:30, alati on kogu aeg seal keegi olemas. Kui saata meil tegelikult klienditeeninduse eriti kõige parem, saab ära talletada, mis oli see teema, saab kokku koguda, pärast statistikat ise vaadata, pluss hästi palju inimesi nagu näeb. Aga muidu tegelikult oma inimesele, kes on jäänud sinu kontaktiks, ma ütleks, et talle võid nagu helistada, eks inimene ise vaatab siis, kas ta võtab vastu või mitte, aga ma olen siin laupäeva õhtul ka aidanud kliente ja ei ole mingit probleemi nagu. Olgu. Kas Eestil oli raske turule tulla uue platvormiga kinnisvara nii-öelda... Korda, ma ei kuulnud algust. Kas oli raske turule tulla uue tootega?
jah ja ei, eks algus on alati siuke natuke hirmutav, aga samas mega põnev on ju. Tol hetkel, kui Housing üldse alustas, tegelikult tegi seda natuke teine tiim ja neil oli ka teine sihtrühm, et sinna läks palju head aega ära. Aga siis nüüd, kui meie oleme seda nagu teinud, eks ikka, sul on teised konkurendid ka, mis samas viivad jälle edasi, et sa vaatad kogu aeg, mida tahetakse, nagu ma ütlesin, kliendi lähedus on ülioluline, et nendest tegelikult aru saada, mida neil päriselt vaja on. Et siuke, ma ei tea, on raske, samas ei ole raske nagu. Ainuke võib-olla, mis ma ütlen, see Janek ütles ka, et see digitaliseerimine kinnisvara valdkonnas tegelikult, kui mina alustasin, nad oli ikkagi palju madalam kui ükskõik mis teises valdkonnas. Ja inimesed olid veits nagu sellised skeptilisemad ja seal on palju vaata sükest rääkimist ka, sa räägid halduvõtjatega, sa räägid üürnikega ja nii edasi, et võib-olla ei nähtud seda võimalust, et mida ma siis täpselt digitaliseerin, mida see siis täpselt mulle nagu kaasa toob. Aga nüüd on aru saada, et tegelikult väga paljud ettevõtted liiguvad järjest sinna suunas. Et kui mina võtan täna näiteks endal Housingu kasutusele, minu maja üürnikud kasutavad ka seda platvormi, siis teie platvormilt on võimalik alltöövõtjatel on siis nii-öelda ligipääs teie programmile, et nad saaksid seda nagu näha. See mõte ongi selles, et tegelikult ühendada rohkem osapooli, et siis pärast sina kui info omanik tegelikult näeksid kõike ühes kohas, et mis siis sai alltöövõtja kokku lepitud, mis siis mure päriselt üürnikult tuli, mingid pildid, failid. Seda näitab Martin lähemalt ka, kuna nemad Ülemiste linnakus meid väga palju ja suurelt kasutavad, et tegelikult neil käib see täpselt niimoodi. Kõik üürniku mured tulevad siis alltöövõtjatele edasi, et neil see toimib väga hästi. Ütlesid, et Ülemiste linnak on väga suur ja enne nägin siis slaidi pealt ka, et väga suured ettevõtted on teil kliendid, et kas see väikestele ettevõtetele siis ei sobigi, et ei, nagu ma ütlesin, tegelikult meil on kliente ka 10-20 üürnikuga, et omanik ongi öelnud, kui ma tahan pärast hoone maha müüa, siis ma lihtsalt viskangi talle tarkvara kasutaja ja ütlen, et kõik on seal, võta sealt lihtsalt üle. Et tegelikult ei ole nagu vahet, kui sa tunned, et sul on vaja mingit süsteemi, mis aitab sul asju kokku koondada ja sul tekib mingi ülevaade, saad midagi automatiseerida, siis piisab ka juba sellest, nagu ma ütlesin, sul on 2 mingit haldusinimest, kui sa oled haldusteenust pakkuv ettevõte või sul on 20 üürnikku näiteks. Olgu, suur aitäh, Henri, et väga sisukas kokkuvõte oli sul. Aitäh sulle! Aitäh! Ja aitäh kogu Housingu tiimile, kes on loonud tarkvara, mille eesmärgiks on muuta kinnisvarahalduse protsessid lihtsamaks, läbipaistvamaks ja ka paindlikumaks. Ma ütlen selle ka veel ära, korra suru vahel, sorry. Et meil on see boks ka, et pärast tulge kindlasti läbi, sest väga palju on rääkimata, et kui tahate rohkem kuulata või mingeid erisusi või teil on mingid mõtteid, siis tulge sealt pärast läbi. Või kui tahate Henrile anda ettekande eest tagasisidet, siis siit otse minnes ta juba kohtuvad teie pilgud, et kas või lihtsalt natuke naeretada, et see annab talle väga palju juurde.